tulemast Eesti Noortekirjanduse Ühingu lehele. Käimas on noortekirjanduse kevade intervjuude sari, kus me igal neljapäeval tutvustame lähemalt ühte noortekirjanikku. Mina olen Lille Roomets ja täna on meil külas Ing 2XV Land. Tere tulemast, Ing. tere, Kas rõõm kohtuda. see ei ole sinu päris nimi? Räägi lähemalt, kuidas sul see kirjaniku nimi sündis. Ja tõsi, Ing Kaksis Veland ei ole mu päris nimi. See on sümboolne nimi fantaasiakirjandusele, mida mina kirjutan. Ja kuidas see siis sündis? Tegelikult sellel on hästi lihtne tähendus. Ing on nagu hing, ütleme nii, ja kaksis V, siis kui me võtame saksakeelse sõna Wunder, on nagu hing imede maalt. See, kes siis uudistab, kirjutab ja on tegelikult nagu sisemise lapsega kirjutades ühenduses. Et Alice'i raamat on mind inspireerinud siis selle nime valimise puhul. Eelmisel aastal ilmus 2 illustreeritud raamatut, mis on täielik haruldus noortekirjanduse hulgas ja sinu oma oli 11 siis. Et kas see pildid sinna juurde olid selline hästi tähtis asi sinu jaoks endale? Ja pildid, illustratsioonid minu puhul on vältimatu osa minu loomingust. Kord sünnib pilt enne ja siis tuleb peatükk. Kord jälle pealkiri või tekst ja siis sellega koos hakkab mu peas kerima ka pilt. Mul on täiesti käsikäes, mina ei oska ilma illustratsioonideta ennast väljendada. Sõna ja pilt käivad käsikäes. Ja kui nüüd natukene lahti seletada, miks noortekirjandus ja miks illustreerida noortekirjandust just, siis tegelikult inimene mõtleb ja kogeb maailma läbi sõna ja läbi visuaali. Ja, ja miks mitte pakkuda seda ka täiskasvanud lugejale, ka noorele arenevale lugejale. Laste puhul me peame loomulikuks, et laps läbi pildi kogeb emotsiooni. Minu unistus on see, et me ka täiskasvanud lugeja puhul saaksime võimaldada lugejale kogeda seda, ütleme nii, et seda esteetilist naudingut läbi pildi midagi veel juurde saada. Et sooviksin, et rohkem illustreeritaks raamatuid, vähemalt oma raamatute puhul ma teen alati nii. Ma olen täitsa nõus, kus ma pean tunnistama, et sinu raamat Lõks, kui ma selle kaane pilti alguses vaatasin, siis mulle tundus, et see on mingi tüüpiline selline narko ja prostituudi teema, et noor neiu läheb välismaale teadagi, kus. Jah, Kas sa näitaksid palun seda kaanepilti ka ja räägiksid lähemalt kaanepildist? näitan ja räägin, väga hea küsimus, ma kohe näitan. Nii, romaan Lõks, ma ei tea, kas see paistab ilusti sul praegu ja romaan Lõks siis tegelikult omab ka sümboolset tähendust. Tegelikult see lõks, noh, mille lõksu me pealkirja puhul langeme, ei ole mitte füüsiline lõks, ütleme seal mingi prostitutsiooniga nagu seotud, noh, vangla motiiv, ütleme, ei. Lõks on tegelikult, siin võtame selle ilusa kaane ära ja nüüd ma näitan siis seda mitmekihilist sibulakest siin sees, kas nüüd paistab üks selline punane märk ja see on tegelikult lõksumärk. Selle nimi on Turisas ja see on siis Norra ruuni mütoloogias, ütleme, üks negatiivsemaid ruune, mis siis tegelikult haarab inimese enda lõksu, mõjutab tema tegusid, tegevusi, seda siiamaani alkeemikud kasutavad, ütleme siis pisut negatiivsetel manipuleerivatel eesmärkidel. Ja see lõks tähendabki siis tegelikult seda, et meil on tegemist millestki lahti rebimisega, mingisuguse põneva kogemuse lahtimõtestamisega iseeneses ja peategelane siis, kes siin on praegu seljaga vaataja poole, tegelikult kõnnib läbi raamatu sümboolselt ehk läbi teda arendava sündmustiku kuni raamatu lõpus. Ta leiab tegelikult iseenda, ta teeb iseenese valiku, et siis lõksu lummusest vabaneda. Tegemist on siis tegelikult jah,
alkeemilise müstilise sümboliga Norra mütoloogiast. Et siis ja gaas siis enam ei tohiks lugejat eksitada, et jah, kahjuks me oleme tihti klišeede nagu noh, võrgus ja kui me vaatame gaant, siis meile kahjuks tihti tekivad negatiivsed assotsiatsioonid. No lihtsalt see on praeguse ajahetke märk ja paratamatus. kui ma seda lugu lugema hakkasin, siis oli see selline üllatus, et see kaanepildist kujunenud eelarvamus oli nagu nii ümber lükatud, see lugu ise meenutas mulle seiklusjutte maalt ja merelt hoopiski. et kas sa oled ise ka selle sarja fänn või oli see juhuslik seos mul? Ei ole juhuslik, kusjuures no nüüd juba pea 30 aastat tagasi on vist sellest, kui mina hoolega lugesin seiklusjutte maalt ja merelt ja ma olen täiesti kindel, et isegi kindlasti mitte teadlikult, siis teatud peatükkides lööb välja just selline väga põnev ja lapsepõlvest kogetud ja alateadvusse talletatud stiil. Mul on väga meeles Kolm musketäri, seal olid need 20 aastat hiljem ja niimoodi need sündmused, üks peatükk, kaks rebast. See on huvitav, kuidas mul nii täpselt nagu just emotsionaalselt meeles on ja see stiil, kuidas siis noh, kirikutegelane, üks musketäridest ja D'Artagnan juba 40-aastastena seal dialoogi peavad ja millegipärast see stiil kõnetas mind niivõrd, et küllap ma midagi andsin edasi endast, mis minusse talletas kui ääretult positiivset kogemust samuti illustratsioonid, eks ole, seiklusjutte maalt ja merelt on illustreeritud. küllap sealt tulebki minu kiindumus pliiatsi illustratsioonidesse, visanditesse, detailidesse ja just täpselt illustratsioonid, siis see selline põnev jutt ja siis lisaks need võõrkeelsed väljend, mis on siis alla tõlgitud sinna, et sinu peategelane läks Prantsusmaale seiklema. et kas Prantsusmaa on sinu enda jaoks ka oluline koht? jaa, minu peategelane ja tema lugu sündiski sõna otseses mõttes Prantsusmaal, Colliouris, mis on siis Katalaani piirkonna selline Vahemeremaa, imeline väike kalurilinnake siiamaani. Ja lugu sai alguse sellest, et ma tegin Colliouris mitu suve järjest kunstipuhkuseid ehk kunstikoolitusi, kuna ma olen siis noh, erialalt tegelikult üldse noh, kunstnik, kunstiõpetaja kunstikoolis, siis mina viin läbi vahel ka täiskasvanute koolitusi ja selles kohas koolituse tegemine oli ääretult inspireeriv kogemus. Ma armusin kohe Colliouri, selle ajaloolisse õhkkonda ja kuna ma noh, sellise kolme peale räägin ja kirjutan prantsuse keelt, siis hakkasin ma kohe ka kohalikke legende uurima, lugema, kirja panema, visandasin ümbrust, kuni mul tekkis juba selline väike kogu kohalikke legende ja muidugi mapitäis visandeid. Ja siis ma otsustasin, et ma kirjutan sellise ajaloolis-müstilise romaani ja seekord noortele. Miks noortele? Sest mul on peres 3 last ja seoses nende sirgumisega olen ma järjest rohkem kirjutanud vanematele ja vanematele lastele, algul lastekirjandust ja nüüd siis lõpetasin sellise noorteromaaniga, mis on mul esimene noorteromaan, sest minu lapsed on nüüd sellest vanusest ja veel edasigi kasvanud ja kas sinu raamatud tegelastel on prototüübid päriselus ka või on nad sul päris välja mõeldud? minu raamatu tegelastel prototüübid nii ja naa ja minu raamatu nagu visuaalne prototüüp, kelle järgi on peategelase illustratsioonid kõik joonistatud, see Ingeli, tema prototüüp on minu tütar. Ja tema lahkelt oli nõus noh, poseerima, et ma saaksin visandada ja teha ja siis seejärel
täielik fantaasiategelane, mõlemad noormehed on täiesti fantaasiategelased. ma omas mõttes muigan, et nad on kõikide põnevate ja romantiliste noormeeste selline kompott ja ma pean silmas just visuaali. Ja natukene olen saanud maha joonistada ka oma poja pealt, no eks ikka pereinimesed, kui ma illustreerin, jäävad mulle ette ja taha ja nemad vaesekesed peavad siis välja kannatama selle, et mina neid igal vabal hetkel joonistan. Ja mis puutub nüüd sisulisse prototüüpi, siis ingeli ehk peategelase prototüübiks, ja ma võin seda ka nii öelda, on minu mõlema tütre segu ja minu sisemise lapse unistused, pluss meditatsioonis saadud põnevad rännakud läbi Golliori ajaloo. Meditatsioon on mu loomingus väga-väga olulisel kohal. No näiteks, kui ma juba sellest hakkasin rääkima, näiteks kui ma legende kogusin ja sain, siis üks legend tuli minu juurde väga ootamatul moel. Kui ma taas pool uinakus, pool ärkvel olekus olin ja mõtlesin raamatu peale, siis järsku silmade ees kangastus lumesadu, väga ootamatu ja täiesti mitte vastav Golliori ajaloole. Ja tugev lumesadu ja siis läbi lumesaju mulle kangastus ühe sellise umbes 10-aastase poisi nägu. Ta vaatas mind niimoodi nukralt ja no siis hakkas peas juba jutt ka kujunema lumesajust Gollioris 19. sajandil. No ma mõtlesin, no mis jutt see on. Aga kuna ma juba ennast tunnen ja kuna meil on selline tore asi nagu internet, kus saab kõike guugeldada, siis ma guugeldasingi tegelikult ilmastikuolusid Gollioris ja mis selgus tõepoolest 19. sajandi keskel sadas Gollioris maha 25-sentimeetriline lumekiht 24 tunni jooksul. See tegi väga-väga palju kahju kohalikele istandustele ja seal juhtus veel üks, legendi järgselt nüüd juba, kui ma lugesin, üks, ütleme, halb asi. Seal süüdistati ühte perekonda, vallas ema oma pojaga, et nemad on nõidunud välja lume. Ja tegelikult see lapseke legendi järgi, aga mine sa tea, võib-olla ka päriselt, siis tegelikult tema oma surma leidis koos emaga selles lumises Gollioris. Ja sest inimestel 19. sajandil oli tol ajal veel ebausk ka väga-väga veres. Ja selle legendi panin mina siis ilusasti kirja ka siia raamatusse ja joonistasin vast mulle endale, minu enda lemmikpildi sellesse raamatusse, kuna see lugu mind väga-väga liigutas. Ma kord näitan ka seda noormeest, kes siis mulle ärkvelunes olles kangastus. Ja niimoodi need minu legendid ja lood põimuvad faktidega, põimuvad minu enda iseloomuga, minu tütardega ja ajalooliste faktidega. Nagu sa väga ilusti ütlesid, on ajaloolised faktid mul alati viidetena all. Ma seletan lahti dokumentalistika ja ma pean väga-väga oluliseks, et ma ainult nii-öelda jutumärkides ei udutaks, vaid et kui noor inimene või vahet pole, kui meie loeme, kui inimene loeb, et ta siis saab natukene ka uusi põnevaid teadmisi. Mulle väga meeldib fantaseerida nii, et mu jalad toetuvad alati maa peale ja ma toetun reaalsetele ajaloolistele faktidele, antud juhul läbi Golliori ajaloo. sa oled väga tohutu uurimistöö teinud seal, et kui sa kirjutad, kas sa siis teed hästi täpse struktuuri ka, et paned need legendid seal paika või sa kirjutad nii, nagu tuleb, et vabakanaldamisena? Kõik, mis puudutab ajaloolist tausta, dokumentalistikat, selle puhul on mul väga täpne ajalisloogiline struktuur. Aga kõik, mis puudutab sinna juurde saadud nägemusi, unistusi, legende ja lugusid, need tulevad voolavalt ja vabalt sinna juurde
ja lihtsalt kuidagi iseenesest kõik siis tuleb ja asetub oma õigele kohale ja ma toetun faktidele ja seejärel ma usaldan iseennast ja protsessi ja mul on struktuur kõige kohta, mis on päris, kõige kohta, mis tuleb unistustes ja unenäos, see on nagu vabavoolamises ja see ei ole mind veel alt vedanud. kui sa kirjutad, milline su töögraafik on, kas sa hakkad lihtsalt istud maha, et nüüd ma hakkan kirjutama või on sul vaja kuidagi ennast vaimselt ette valmistada? Ma olen pigem aeglane kirjutaja. Ma lasen lugudel vormuda ja minu seest läbi voolata. Enne kirjutama asumist ma tegelikult vajan sellist, noh, teatud omaette olemist ja looduses olemist ja siis hakkab kõik toimima. Jah, ma ei suuda kiiresti kirjutada ega joonistada, ma vajan aega iseenese jaoks. kui kaua sa kirjutasid seda romaani? Jaa, 2,5 aastat ja, aga enne seda ma hakkasin juba koguma materjale, noh, mul oli tõesti palju kogutud ja visandeid palju ja siis kokku panema, reaalselt kirjutama teadlikult. jah, 2,5 aastat ja selline kaua tehtud kaunikene, jah. kas sul on mingid kirjanikud ka, keda sa omale eeskujuks pead, mis raamatuid sa muidu ise loed? Mhm. Mulle meeldivad väga Inglise kirjanikud, absoluutselt sõltumata ajastust. Ma pean inglise kirjandust üleni väga hea kvaliteediga kirjanduseks. Hispaania kirjandus, natukene raske, natukene raskemeelne oleks täpsem öelda, väga nagu suure väljenduse, suure sõnaga ja suure mõttega ka meeldib, aga inglased oma loodusläheduses, oma nagu sügavas kirjeldamise kunstis ja oma teatud veidrustega, oma teatud stiililiste mänguliste elementidega on täielikult minu südame võitnud ja millal sa ise aru said, et sa tahad kirjanikuks saada, kas see on sul lapsest saadik unistus olnud või hakkasid lihtsalt need lood elu jooksul kogunema ja tekkis see vajadus, et need ka teistega jagada? mhm. 5-aastaselt ma õppisin, noh, kirjutama enam-vähem ja lugema sinna juurde. Ja meil oli kodus selline vanaaegne riidekapp, mis riiulid viisid üles kapi otsa ja minu lemmiktegevus oli see, et ronisin mööda riiuleid üles kapi otsa, seal mind keegi ei seganud ja siis mina kirjutasin oma esimesed lood isast, kes norskab ja tuul, mis väljas puhub ja et võib öelda küll, et päriselt ma olen eluaeg kirjutanud ja, ja seda protsessi iseenesest nautinud. kas sinu jaoks on muidu kergem kirjutada või joonistada, et kuidas sul tunne on? et kas ei Mm, tekkinud tahtmist nagu minna õppida eesti keelt hoopiski kunsti asemel või oli see nii kunst esmatähtis? ja väga hea küsimus. Minu esimene haridus ongi, et ma olen tegelikult noorena läksin õppima Eesti filoloogiat ja tolleaegsesse Peda oli vist jah ja, ja nüüd natukene vanemas eas läksin ma õppima Tallinna Ülikooli siis kunsti ja humanitaarteaduseid. nii et ma olen õnnelik inimene selles mõttes, et mul on õnnestunud mõlemat õppida ja et nagu väga, jah, väga hea tähelepanek. mulle tõesti meeldivad mõlemad valdkonnad võrdselt ja ma naudin tõepoolest võrdselt nii kirjutamist kui joonistamist. Ma väljendan ennast läbi mõlema protsessi. kui sul hakkab see loo idee sündima, kas see tuleb kõigepealt sul nagu pildina silmade ette, millele sa hakkad siis nagu sõnu juurde tekitama või siis tulevad kõigepealt need sõnad ja siis hakkab see visuaal tekkima? Mhm. Vahel tuleb üldse tegelase nimi ja siis läheb paar päeva mööda või nädal mööda ja siis
tuleb visuaalina tegelase nägu, hakkab kujunema karakter. Ja kui niimoodi väljenduda, siis ma hakkan lähenema sündmustikule läbi konkreetse tegelase. Tegelane hakkab minu loos seiklema ja siis saab, ütleme, paika see atmosfäär, kuhu ta satub, kuigi mul põhi on juba olemas, aga ma lasen tegelasel vabalt seigelda seal. ja suur aitäh sulle ja ma viimaseks küsin, mis nõu sa annaksid noortele, kes tahavad saada kirjanikuks? ja tuleb julgeda kirjutada. Minu jaoks reegel, no kui üldse saab reeglist loovuse puhul rääkida, minu jaoks tingimus number üks on see, et ma pean unustama enda jaoks ära lugeja. Ma pean kirjutama ainult endale hästi siiralt seda, mis mulle huvi pakub, see, millesse mina olen suuteline täielikult uppuma, kaduma, nautima. ainult siis saab see olla ja kõnetada ka lugejat. Ma ei tohi hakata mõtlema, et ma kirjutan teatud inimestele teatud tingimustel. Ma soovitaksin noortele olla loomingus vaba ja muidugi järjekindlalt ja palju teha tööd. suur aitäh sulle. muuseas, kas Lõksul on järge ka oodata või on see ühekordne raamat? Mhm. selles mõttes, et üksik teos. Lõksule ei ole järge oodata, aga no aga midagi lugu on plaanis. küpseb, midagi on plaanis ja ka ikka ja jälle noortele. väga tore. suur aitäh sulle ja ilusat päeva. Aitäh, kõike head!